Need olid siis hetked Tallinnas kella 8 ja 11 vahel õhtul ja mõned hetked ka päeva varasemast ajast. Päeval lärmas koolinoorte jõuk Toompeal Riigikogu hoone ees. Nad nõudsid välja peaminister Andrus Ansipit ja skandeerisid sõnaga fašistid. Rahvusraamatukogu ette kogunud paarisajalise rahva hulgas seas kähklusi ei olnud. Politsei sulges raamatukogu esise väljaku, pääs Tõnismäele on piiratud, piirdajad pandi ka Toompea lossi ette. Kuna Tõnismäele Kaarli kiriku juurde enam ei pääse, kogunesid ärevad noorte hulgad õhtupoolikel Vabaduse väljakule. Politsei taltsutas vastuhakkajaid ja ilmselgelt avalikku korda rikkunuid. On ka vahistatuid. Kella 8 paiku tõrjus politsei noored üle Vabaduse platsi Pärnu maanteele, et neid seal hajutada. Siiski läks kähluseks ja tekkis rüselus. Põgeneti Inglise kolledži uue spordihoone taha. Sinimustvalgete lippudega üsna lapseeas marssijatega rongkäigu, mis samuti nüüd juba Pärnu maanteele suundus, üritasid politseinikud tagasi tõrjuda. Aga umbes samal ajal kallati Tammsaare pargis värviga üle klassiku kuju ja vandaalid süütasid prügikasti. Oli vaenulikku rüselemist ja omavahelist tigedat sõnavahetust. Tallinnas täna ühed koristasid ja hindasid vandaalideks ja röövlijõuguks kvalifitseerunud niinimetatud pronkssõduri kaitsjate tekitatud kahjusid. Praeguseks ulatuvad linnavalitsusele esitatud kahjunõuded 20 miljoni kroonini. Teised kogunesid Rahvusraamatukogu ette ja nutsid taga pronkssõdurid, kusjuures paljud ei uskunud, et mälestusmärki tõesti enam seal ei ole. Полиция огородила бронзового солдата, они вообще не имеют права так делать. То, что вот бронзовый солдат говорили, что в 3 часа его перевезли, народ, мне кажется, не верит в это, и то, что он еще до сих пор там стоит. Minu arust lihtsalt räägivad niimoodi, et me siit kõik ära läksime. Et poleks seda, mis eile juhtus. Te olid eile ka siin, jah? Ja, aga mitte öösiti. See on täielik rumalus, et need laibad, mis oli juba kalmistul, tassitud siia ja nüüd 60 aasta pärast jälle tassime sinna. See on umarazm. Nii Ljudmilla Lukas kui Andrei Baikov ütlesid, et see, mis öösel toimus, on vale ja näitab venelasi eestlastele agressiivsete ja rumalatena. Paraku ei saadud tänagi hakkama vaenuta. Ataleši ruki proč! Ataleši ruki proč! Не будет счастья никогда. Эстонскому народу никогда счастья не будет. Запомните. 40. aastal lõhuti sajad ja sajad monumendid, Eesti pühadused ära. Tuli ja lõhkus Vene bolševism. Tuli siia ja lõhkus kõik ära. Ja nüüd nad karatsevad siin oma asja üle meie kodumaal. Hoopis ägedamat toonitaid mängu Toompeale kogunenud Tallinna vene koolide õpilased. Vabariigi valitsuse soovitust jääda eemale pealinna poliitiliselt palavatest punktidest levitasid täna oma klientidele mobiiltelefonifirmad. Nii koguneski päeval Hirveparki suhteliselt vähe eestlasi. Rahvusraamatukogu juurest eemale tõrjutud rahva hulk kogunes aga Kaarli puiesteele. Tõnismäele pääs on taas piiratud. Sajad inimesed on kogunenud Jõhvi keskväljakule, kus loobitakse pudeleid, lõhutakse klaase ja autosid. Kaitseliidu andmetel püüti süütevedelikuga põlema panna vabadussõja kangelase kindral Tõnissoni ausammast Jõhvis. Tõnismäelt teisaldatud pronkssõdur on kaitseminister Jaak Aaviksoo sõnul politsei valve all ja püstitatakse esimesel võimalusel filtritee sõjaväekalmistule Tallinnas. Väljakaevamistööd alustamine on Tõnismäel edasi lükatud. Möödunud öö rahutused ei väljunud siseminister Jüri Pihli sõnul kontrolli alt. Eelolevaks ööks on korra tagamiseks kutsutud appi lisajõudusid. Hauatähis Tõnismäel võeti kella 5 paiku hommikul telgis tükkideks ja viidi minema.
Kaitseministri sõnul on monument praegu politseivalve all. Kus täpselt seda ei avalikustata? Praeguste plaanide kohaselt viiakse see esimesel võimalusel Filtri tänava sõjaväekalmistule. Fotomontaaž näitab, kuidas hauatähis oma uues asukohas paiknema hakkab. Tõnismäele jäävad aga tühja telki edasi piirama nii aed kui ka politseinikud. Väljakaevamised on edasi lükatud. Väljakaevamised pidid algama kirikliku talitusega täna hommikul kell 10. See plaan on praegu peatatud ja edasine kava vajab ümber mõtlemist, eriti arvestades seda, et kogu tegevus on teisel õiguslikul alusel ja vajab ilmselt planeerimist, sealhulgas arvestades ka kujunenud julgeolekuolukorraga. Peaministri sõnul sooviti monumenti viisakalt teiseldada, kuid paraku tuli kiiresti tegutseda. Siseministri sõnul oli nii ulatuslikke rahutusi ette näha ja politsei tegutses oma võimete piires. Ma ei ütleks, et siin oleks olnud kaos. Ta oli teatud kohtades tõesti ei sekkutud ja ei hoitud ära, ei reageeritud koheselt, eks ole. Kui me vaatame, kuidas ka muudes kohtades või teistes linnades teinekord need asjad kulgevad nädalaid, päevi ei saada need kontrolli alla, siis ikkagi siin Tallinna linnas saada nad selliselt kontrolli alla suhteliselt lühikese ajaga. Politsei peadirektori kinnitusel on politseil praegu korra tagamiseks piisavalt jõudu. Valmistutakse selleks, et ebameeldivad sündmused linnas pole veel lõppenud. Politseiprefektuurid üle Eesti said korralduse saata Tallinnasse täiendavaid politseijõudusid. Politsei käes olevad videomaterjalid vandaalitsejatest kavatsetakse läbi vaadata paari päevaga. Kuna tänavatel märatsejate seas oli palju noori, siis palutakse isikute tuvastamiseks ka kooliõpetajate abi. Peaminister soovitas täna õhtul protesteerida plaanivatel noortel koju jääda. Ei ole mõistlik alustada oma noort elu 5-aastase vangistusega. Mõistlik on jääda koju ja mitte minna kaasa provokatsioonidega.